Kaupmees mõtleb, see on negatiivne. Jumal on loonud, kaupmehed, ärimehed, ostan, müün, vahetan, sellise mentaliteediga inimesed, neid on vaja. Nemad mõtlevad, et on vaja sellise mentaliteediga inimesed, et on vaja, et asju jätkuks ja süüa jätkuks. See on kõige, see on ka üks elutades. Ja ta mõtleb, et praegu on külm, eks ju. Kuidas kaupmees mõtles? Kaupmees mõtleb, et kas ütleme, et leib lõpeb otsa või ütleme, et küttematerjali ja praegu on külm, eks ju. Muidu on nagu mingi üks hind, lähed poodi, vaatad topelt kallim. Kaupmees mõtlebki nii, kuna on turg. Ta ei mõtle, et äkki see on nahaalsus, eks. No ja õnneks oli 2 ehituspoodi. Et ma ühes ehituspoodis, kus ma ostsin kogu aeg ühe hinnaga, oli nagu topelt peale pandud, eks ju. Topelt hind. Lihtsalt lambist nagu. Teises ma sain, õnneks oli teine ehituspood, nemad ei olnud tõstnud hindu. Ma ei tea, mis siis nemad, kas nad kehvemad kaupmehed. Et ühesõnaga tavaline kaupmeeste värk, kaupmeeste psüühika on niimoodi, et vahet ei ole, et kas see on raske või kerge, ütleme leib ka, eks ju, muidu leib ühe hinnaga, aga kui leib on hästi vähe, siis paneb 10-kordse hinna, et inimesed ikka ostavad. Ja kaupmehed ongi sellise mentaliteediga, mul on ka 2 sorti kaupmehi tuttavaid, ühed on sellised nagu suure südamega kaupmehed, võib-olla nad on spirituaalsemad, ma ei tea, teised on sellised hästi toredad, aga kui läheb asjade peale, ostan, müün, vahetan kasu, siis ta muutub nagu sekundi pealt. Sa vaatad nagu teine inimene. No ja muidugi mõnes mõttes, et sa ei saagi kaupmees olla, eks ju. Et kui sa igast senti ei vaata, eks ju. No näiteks seal üks tuttav kaupmees seal hästi hea kook on, siis nagu teist koogitükki ei pakuta enam. Kui on nii hea kook on, pärast jääb talle, eks ju. Aga siis, kui oli nagu halvem asi, siis küllus, võta veel, eks ju. Mitte ei ole nii õnnestunud mingi asi. Näiteks, eks ju. Sellist kaupmehe mentaliteediga toredad inimesed. Ja Eestimaal on samamoodi, et siin ei ole mõtet rääkida mingid peenetest seadustest, et kõikide energiate elementi taga on ikkagi teadvuse Jumal ja et on olemas peenkeha, alateadus, et sealt kõik hakkab pihta, eks ju, me õnn ja kõik. Seda võid rääkida, ikka osad saavad võib-olla aru 0,01%, aga ütleme, kui hästi jämeldat võtta, siis isegi meie Eesti rahvas ei ole jõudnud praegu nii kaugele, et ütleme, et see kiirkasu või see olelusvõitlus või kaupmeeste värk on nagu nii domineeriv, et seal teine tuttav mul, kes ka võitleb, eks ju, et umbes, et ärme tee kaevandust. Et see kaevandus, eks ju, seal ei ole piisavalt uuringud, et see põhjavesi, seal on mingid head allikad, eks ju, kõik see võib mõjutada, eks ju, kuna see 2 meetrit allapoole, siis seda, ma ei tea, mis selle põhjavee seal mingid normid, eks ju. Ja põhimõtteliselt nagu seal ei ole nagu sellist, et mingi religioosne võitlus, nagu lihtne asi, et näed, et me elame siin kõik koos, et teeme nii, et siin on puhtam, siis me saame nagu kauem ja paremini koos elada, eks, et mõtleme natukene, et me oleme näinud, et mis kõik need kaevandused, eks, et kaevata ikka on vaja, aga mõtleme, kus me teeme, eks, selle mingi sõjapolügooni või kaevanduse või kõik see Rail Balticu värgi, kõik on nagu kaupmeestel on kiire, on vaja oma kasu ära teenida ruttu. Ja vaasikene ka, nagu inimesed nagu, ta nagu võitleb nagu veskitega, ta on ka võitluskaaslas ka sellel hea sõbral. Aga ikkagi lõpuks, kui tuleb nagu hääletamine, siis järsku ta on nagu üksi või paar inimest ainult, nagu kõik nagu kiirem kasu. Et ma ei tea, mis iganes, töökoht kasu, mis seal ikka seal, tulgu homme või veeuputus, ikka selline hästi madal kaupmeeste mentaliteet ja seda, sellest me kõik kannatamegi siin maailmas, see ökokriis ja kõik asju ei jätku. Et kaupmehed valitsevad, seda ma olen 100 korda rääkinud, et kaupmehed vanas vedasüsteemis, nad olid väga vajalikud ja teretulnud, aga kaupmeestel olid alati kontrolli all. Kui sa neid ei kontrolli, siis on see, mis praegu toimib, eks ju, ongi üks rabamine, eks ju. Vahet ei ole, et praegu ma saan selle papi ära teenida või mingi kasu, eks ju. Surum läbi, Et sealt hakkab pihta nagu see, kuidas seal öelda, puu hakkab juurtest mädanema.